ja kuigi ükski retoorikaõpik seda ei soovita, siis ma alustan kõigepealt vabandada. Vabandage mind, kui ma ajan sassi nimed, kuupäevad, näod, faktid, sest nagu te aru saate, aastad ei ole enam ammugi need ja nüüd teist hakkab tasapisi minema sinna mäluvalgamasse. Aga ma alustaksin ajaloo joonemast. Ajaloo räägitakse kogu spiraalina, tegelikult on võimalik ka irooniline kordumine. Et millalgi aastal 89 mind eksmatrikuleeritud Tartu riiklikus ülikoolis edasijõudmatuse tõttu sõjalises algutamises ja millalgi aasta pärast minu isa, kes juures noorte hääles, sai sellest ka teada. Ja ma olin aastakese nii-öelda akadeemilisel puhkusel ja siis mõtlesime professor Lauristeniga, et kuidas ma ikkagi selle stuudiumi ära lõpetaks. Ja täiesti enneolematu asjana Tartu toonase ülikooli õhustikus töötate välja selline asi nagu individuaalplaan, mis põhines siis tänapäeval ainult süsteemi. Et ma käisin sõjalise asemel psühholoogiat õppimas, võtsin valikkursust kunstiajaloost ja semiootikast ja pärast muust huvitavast. Ja siis äkki 91. aasta alguses ma avastasin, et punktid on koos, lõpetamas on žurnalistika kaugõppe kursus, kus oli ka Tiina Kangro ja Priskilla Mändmets ja teised huvitavad, kellega koos tekkis mul šanss lõpetada see stuudium. Mitte nagu Talli Metsis omast tulla, ei ole tulnud veel, venitas seda pikalt. Ja ainult üks asi oli puudu. Diplomitööd ei olnud. Jaanar Veebruari käes, diplomitööd ei ole ja teadust ei jõua enam teha. Ja mis ma siis tegin? Et siis ma mõtlesin tagasi nendele aastatele, mis on olnud 85, 86, 85 ma olin küll sõjaväes, aga Tiit kirjutas mulle sõjaväest ilusad kirju ja sealt edasi ja leidsin, et tegelikult kõik sellest saaks teha sellise toreda diplomitöö, millest sündis siis see siin. Pealkirjaga mitteformaalne üliõpilasliikumine Tartu sulgudes riiklikus ülikoolis 1980. teisel poolel ideelisi ja organisatsioonilisi palvejooni juhendaja Tiit Matsulevits, oponent Mart Soidro, akadeemiline käsitlus, läbis, hindele hea, see siin. Sai valmis tegelikult kirjutatud 2 kuuga, sellest on siin sees ka mõningad vigusid, millest osa on muidugi masinakirjutaja vigud, nagu näiteks Eerik Niiles Krossi vale nimekuju, sest ta pidi seda tegema millest ööl vastu enne selle asja kõitmist. Ja see oli tehtud 4 eksemplaris, vahepeal nad olid kõik kuskilgi lennus ja seda eksemplari mitte kuskilgi on, mitte keegi ei ole seda tsiteerinud, mitte keegi ei ole seda väga palju lugenud. Kuni siis saabus tänavu aasta, ütleme siis veebruarikuu ja minul ausalt öeldes ei meeldi nendes aastates, mis ma siin olen, ja te saate must aru, nendes aastates, kes te siin olete, sünnime pigidada. Seetõttu ma olen viimasel nimetates enamasti selle toreda mailõpu 24-25. kuupäeva veetnud mõnes toredas suurlinnas ja paljud inimesed küsinud, et millal siis nagu sünnipäeva pidu saab. Ja siis ma olen nagu andnud ka selliseid õhkõrnasid lubadusi, et siis kui põhjust ja 50 ma jäin siis mõtlema, tänavu veebruaris peaks olema see põhjus, et mis siis teha, sellist klassikalist suurt pidu ma nagu teha ei taha ja muuseumidirektor Helle mulle ka nagu elutargalt viitas, et raamatu esimese kulud lapsu vähem. Nagu need olid sinu sõnad. Siin ma otsustasin teha esitluse ja selleks oli siis vaja 2 kuud natukene seda vana asja kõpitseda, teda pisut autentsemaks teha ja tulemuseks on see siin. Ja paljud on mind õnnitlenud, mitte ainult selle jubeda 50. numbri puhul, vaid ka raamatu ilmumise puhul. Tegemist ei ole raamatuna. See jätte siia peale üteldatud almanah. Almanahil on teatud iseloomulikult tunnused, et ta on alternatiivne, ma olen proovinud seda kujunduses sellise faksiimiletrükina säilitada, siin on tehtud mobiilifotod, kvaliteetsed must-valged allikad. Umbes nii nagu almanahide 80-ndatel, kui oli olnud lubatud oma mõtte lisandustele ja protagontrükistele nagu ilmusid. Ahlevat on tegemist niši väljaandega, seda trükist väikesest tiraažist, mis ikka üle ja ei lähe kuhugi raamatupoodi ja tegemist on mõnes mõttes ka natuke väikse alternatiivse asjaga, et
ta vastandub tänapäevasele sellisele kirjastamise peavoolule. Noh, me ei räägi siin ka rikkaks saamise õpikutest, me ei räägi siin astroloogia õpikutest ega toidu retseptikogumikest ega ka mitte egotreppidest, ta üldse ei konkureeri sellega, aga ta on väga eksklusiivne. Ta on väga ainukordne ja täna siin teeb ta veel eriti ainukordseks selline asi nagu Filadelfias tuntud avapäeva tempel. Te kõik saate lisaks minu ühendusele. Selline asi on ainult nendes almanahvides, mida teie tere tälistudes. Ütlesin kohale, et täna siit muretsete ja saate. Et nii palju siis nagu almanahvist, aga selles almanahvis ei ole lugusid. Ta on ikkagi kirjutatud selle taotlusega, et ta läbiks akadeemilise nõukogu. Ja kui ma saatsin Delfile katkendi avaldamiseks, et pikka aega nagu pinnis, et äkki saaks midagi värvikamat ja midagi mallakamat. Ja mõtlesin nagu, et seda ei ole. Et 80-ndatel oli küll sellist väga head alternatiivset lugude jutustamise kultuuri. Näiteks Tiit oma kodus korraldas Harald Peebu juhtimisel meestudengitele, rõhutage meestudengitele, seminari väliseesti kirjandusest. Ja Mari viis meid kokku oma isa advokaadi Jüri Rätsepaga, kes kitsamale ringkonnale rääkis sellest, mis tegelikult toimus Johannes Indi kohtuprotsessil. Ja näiteks Tõnsaar korraldas seminari, kus ma arvan, et oli ka Topi ja Tiit ja keegi veel, kes tõesti käsi, kus räägiti ka 60-ndate almanahvi kultuurist ja 60-ndate mõttevooludest ja kõigest sellest, mis kujundas siis 80-ndate tudengielu. Et see oli nagu väga huvitav ja sealt siis ka natukene viide selle tänase almanahvi teadselt teile kätte antav asja määratlusse, et miks siis kuumad 60-ndad. No esiteks muidugi see, et 80-ndad vabandust. Et 60-ndad on juba Veidemanni ja sõprade poolt näiteks kuldseteks ära nimetatud alliteratsiooni pakis. Niivõrd kuivõrd sinna kuldsed olid ja 80-ndad võivad kohalt olla kuumad, sest esiteks enamik siin olijad oli toona noored, kuumaverelised, ägedad. Teiseks teiseks oli minu meelest 80-ndate teisel poolel selline haruldane ülikool Tartu Ülikoolis või haruldane selline vaimne ja ka ühiskondlik nagu selline hetke olukord välja kujunenud, kus need vanad õppijad, Lotmanid, Toropid, Lauristinid, Vihalemmad, Peebud, kõik teised olid veel alles, lugesid teie teadmise ja jõu juures oma eelneva 20-30 aasta jooksul akumuleeritud vaimset teadmist meile tudengitele. Samal ajal ühikades, erakates, lisaks tavalisele tudengelule, seksile ja rock'n'rollile toimus juba ka mõttevahetus, et mis sellest ühiskonnast saab, kuidas me suhtume rahvarindusse, kas Edgariga tahame koos olla või mitte, millised plakateid me teeme mai demonstratsioonile või millised plakateid me teeme novembri demonstratsioonile, olid ka sellised asjad olemas. Et see oli täiesti haruldane seis ja minu meelest oli see kuum keemse punkt oli nagu väga hea ja selles mõttes ka see määratus kuum. Ja selleks, et anda natukene, ma ei tea, Ricardo, are you here? Suitsur. Ma palun siis Ricardo mängida pärast natukene nii-öelda ühe kuuma kiigi vahele. Et selleks, et tegelikult kõik see kokku saaks, siis ma arvan, me võimegi hakata ennast defineerima 50 pluss almanahvi põlvkonnale. Et Tiit paneks kirja oma alfa-alla apokriiva lood ausalt. Et just a minute. Kuna Ricardo oli kohal, siis ma tegelikult räägin selle poole ära, mis ma tahtsin rääkida minut aega tagasi. Et saada aru 80-ndatest ja sellest meeleolust, siis tegelikult 70-ndate rock ja rock'n'roll on nagu väga määravad. Ja üks vahe me elasime Kalsani 14 toas 316 sellisest toredas seltskonnast nagu Mart Soidro ja Hannes Astak ja mina. Ja siis meil oli kombaks oma kursusevenda Aslokit, kui me pidime mõnikord minema hommikul varajasse esimesse 8.15 algavasse loengusse. Kiusasime siis ühe looga Led Zeppelini repertuaarist, mille me siis täisvõimsusel käivitasime umbes 7.30, mis me loengusse jõuaksime. Ricardo,
Can you play this beat? See peaks kõlama tegelikult, thank you, very good. Peaks kõlama mitu korda valjemalt ja muidugi oli seal nagu kaks asja, esiteks selle loo feeling ja tehes muidugi see rõõm, mida me saime aastate kiusamiseks, kas oli see on käivitav mootor. Aga me jäin nagu pidama selle juurde, et see asi, mis on ju tegelikult väike ja mõnes mõttes siiski nagu autentne, et see ei ole kellegi poolt nii kallutatud, et sinna on valitud mäletajad ja lugusid ja heietusi või et sinna, osaliselt ma olen muidugi pildimaterjali ja lisandustega mänginud ja loomulikult enda kasuks päevakohaselt, aga ta on suhteliselt nagu aus asi, omas ajas kirjutatud, sellisena koos kõikide puuduste ja moodustega ka esitatud. Sellele võiks tulla järgi, et näiteks Peeter Tali paneks kokku oma fotoalbumi sellest ajast ja Andrus oma kirjaniku sulega kirjutaks ära need 109. toa kodulood. 108, olgem täpselt faktilised. Ja Olavi teeks sellest võib-olla siis sellise kodu 30 aastat hiljem reality. Ja Heiki annaks toona juhtudele õigusliku hinnangu. Ja Mari ja keda ma näen Epp ja Topi lisaksid sellele juurde veel sellist ajastumast belletristikat, et ma arvan, need asju võiks ilmuda rohkem. Ja ma loodan, et see pisikene buklett, alma, nimetage, kuidas soovita, annab selleks nagu hea tõuke. Ja võttes kokku siis selle ainsa piduliku kõne, kui keegi tahab, ta võib muidugi paluda siin Ricardo ja Silvia meeleolunud muusika vahel ja midagi öelda, aga ma ei soovuta seda. Et mul on väga hea meel, et sellel päeval, kus minu Facebook ajab üle ja enam ei mahu ära, et siia on siiski tulnud näitada suur hulk minu häid kaasteelisi, sõpru, kolleege, armsamaid. Ma tänan teid kõiki, aga eriti hea meel on mul, et täna on siin minu ema Leida, et täna on siin minu isa Tarmo, et täna on siin minu tütar Monika, kus sa oled ära hetkel, et siin on minu poeg Marko ja siin on minu armas elukaaslane Ingrid. Et see kõik koos selle toreda päikese ja meeleoluga, mis siin jätkub, teeb selle täna võimalus eriliseks. Aitäh! Juhu! Sööge edasi. Samal ajal võib muidugi nüüd minna ja vaadata seda põhjust, miks te siia tulnud olete. Ja küsida nendelt ja küsida lõpuks.